ma loodan kõigi südameasjaks on siin laste kaitsmine, ei ole tähtsamad siin ilmas kui kõige väetimate ja nõrgemate eest hoolitsemine ja tagamine, et nad saavad turvaliselt kasvada. Küll aga on siin vahel kuulda sellist nagu silmakirjalikkust, et ühest küljest me tahame kriminaliseerida, karistada, ma olen nõus ka Taani kolleegiga, kes tõi välja väga konkreetse lahenduse, kui meesterahvas kasutab ära last, siis kastreerimine, jumala nõus. Kuid samal ajal, kui ma kuulen siin, et ei tohi kuidagi siduda seda teemat näiteks sooküsimustega, LGBT plus Q, mis iganes küsimustega, siis see on kahepalgeline ja silmakirjalik. Sest andke andeks, me räägime üle seksualiseerimisest meie ühiskondades, Euroopas tervikuna. Ehk see algab juba palju sügavamalt, kui propageeritakse, et sa võid sugu muuta, kui sa oled laps. Sa võid võtta lasteaialapsi kaasa kuskile paraadidele, kus sa kõnnid kõrvuti näiteks stringides vanamehega, kel on koeramask peas. Ja kui üks saksa kolleeg siin hakkas ütlema, et see on vihakõne, siis vabandust, Saksamaal on kunagi seda räägitud ja see ei lõppenud väga hästi, kui tahetakse vaigistada nii-öelda opositsiooni, kes ei järgi seda ideoloogiat, mis on paika pandud. Mina sellega muidugi nõus ei ole. Seega meil on siin demokraatia, kuid kui tahame lapsi kaitsta, siis läheme palju sügavamale ja juurpõhjusteni, mis tegelikult ohustab meie laste heaolu ja laseb pedofiilidel tegutseda. Aitäh!